Jou, lõpuviimistluse teine osa ja ma loodan, et see osa jääb viimaseks, sest et siis võiks me driftiauto juba valmis saada. Mis meil on teha? Meil on detailid maha võetud, terve podikit, tagaluu, kõik siin. Nii, auto on meil tõstuki vahel ja kusjuures ma ei ole seda autot 2 nädalat näppinud, sest et ma olen üritanud hästi palju tööd teha, raha teenida, selleks, et meil oleks võimalus sõita lähimvõistlus, ütleme. Millal see juhtub? Ma ei tea, kas juhtub, ma ka ei tea, aga võib-olla. Nii, podikit, kusjuures see podikit on mul eelmisest driftikast ja ma otsustasin, et see podikit läheb ka sellele driftikale külge, sest mul meeldis see nii väga. Mis meil teha? Mul on siuke väike list olemas, mis ma võin kõik kirja. Siin paar asja on juba tehtud, aga mis mul on vaja? Kardaanirõngas on vaja teha, aku kinnitused, L-vent. Mõnesse kohta on vaja lukustusmutrid panna, kuna me panime tavalised mutrid ja vibraga need kruivad lahti ennast. Klaasid on vaja lõpetada. Nii, klaasidega on see teema, et mul tegelikult on klaasid tehtud, aga mul ei ole tehtud raam nende ümber. Ja ma näitan kohe kiirelt. Ups. Nii, klaas. Nii. Klaasid on tegelikult olemas. Ja siia ümber on vaja raam teha, et need klaasid oleks kuidagi tugevalt siin kinnitatud ja püsiksid seal küljes. Nii, selle me teeme ära, see ei ole probleem. Hüdrosilindri on vaja vahetada ja mul on uus auto ja 2 korda on juba tutikad hüdrosilindrid laiali pand. Ma arvan, need olid hiinakad ja me paneme nüüd korralikku. Mis mul on vaja? Tõmbeaasad, mul on ühe tõmbeaasa ma panin ära juba. Nii, ja 1 tõmbeaas on veel. Igatahes, nipet-näpet, asju on veel teha, mul tuleb mehaanikappi, paar sõpra tulevad appi ja mina hakkan tegelema sellega, et ma hakkan detaile preppima ülevärviks. Ja loodetavasti saab see auto täna, homme ülevärvitud. Podikiti ettevalmistus hakkas sellest, et mul on katkisid detaile. Ma ju käisin ühe korra rajal, nagu te eelmises videos nägite, ja üks tiib pani pahupidi ja käisin löökaugust läbi ja tagumine tiib oli mõras juba ja auto isegi jõudnud veel värvi alla. Aga praegu fiiberlapid siia, see esitiib, sest et esitiib läks täiesti pooleks niimoodi. Siia fiiberlapp, siia veits fiibrit ja see on esistange lisa, mis oli mul eelmisest aastast ja see oli ka üpris katki ja ma fiiberdasin selle ka veel ära. Ehk siis me saame detailid ilusaks jälle ja me saame need ilusti külge panna. Ma loodan, et ma ei pea mitut kihti panema, aga mul on kahtlane tunne, et ma mõndasse kohta võiks ikka panna. Aga ma arvan, et ma hakkan edasi detaile lihvima ja äkki saan õhtul isegi mõnele detailile värvi selga panna. Päeva otsa lihvimist, nühkimist ja pahteldamist ja mida iganes veel ja pooled detailid on ainult valmis. Kapott, taga, tiivad ja miskit on veel poolik. Siin on täielik korralagedus, aga ma ei jõudnud teostada seda plaani, mida ma soovisin. Ehk siis, homme on pühapäev. Peaks olema, kui ma ei eksi, 8. juuni ja ma lähen trenni tegema. Ja trenni ma lähen tegema täpselt niimoodi. Ehk siis, mul on küljes ainult uksed ja mitte miskit muud. Tagatiibasid ei ole, esitiibasid ei ole, sest et kõik vajab värvimist ja ma ei jõua seda valmis. Mis ma veel ostsin? Trennirehvid. Igatahes, ma loodan, et me lähme homme ilusti trenni, auto peab ilusti vastu ja järgmine nädal ma suudan üle värvida auto ja äkki auto hakkab juba lõplikult valmis saama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tutikat ja tegelikult on ka
2 tutikat talvel. Ehk siis loodetavasti saame me homme ära põletada 8 rehvi. Ma ei tea, mis see kulu siukse autoga Laitses võiks olla. Aga ma eeldan, et ma saan siuke 3-4 ringi ühe tutikapaariga. Ehk siis, kui ma saan seal umbes 20 ringi sõidetud pluss miinus, siis ma olen väga rahul. Ja loodame, et meie auto peab vastu. Good morning! Let's go drifting! Siis sa oled valmis? Valmis. Meil on ilus pühapäevane päiksepaisteline hommik ja meie liigume Laitseraja päevale. Auto on meil põhimõtteliselt valmis. Me oleme tiimiga ilusti nädal aega siin vaeva näinud, et tehnika ilusti ära lõpetada. Kahjuks bodykitti me ei jõudnud valmis teha, see on meil värvimises. Arvame, et kui raepäev läbi saab, siis paari päeva jooksul jõuame ka selle värvitud. Aga davai, lähme rajale nüüd. Parandan. Mida sa parandad? Räägi kaamerasse, palun. Mul on kontenti vaja. Kommutaatori mutrid on ära jooksnud, sest siin pole lukustusmutrid. Aga pole hullu. Mingid mutrid asemel on juba hea. Küll väristab nii palju, et mutrid kaovad ära, kui ei ole lukusmutrid. Vääned nii palju, jah? No pigem on. Vaata, sul kael on kõik jämene. Või ise ka jämene. Üle tead, mis ta ükskord pole autost istud kõrval. Ta arvas, et tal käib ka see asi siin alla, vaata, nagu sirm ette, vaata. Hakkas kangutama. Hops, lahti. Pane volüüm kohe paigule. Oota, aga räägid siit või? No, siit vaidele. Mis sul juhtus? Aamen, sõitsime luigega ilusat tändemit ja siis kui üle künka tulime, siis ma ei arvestanud sellega, seal on väike diesel zone, kus sa pead kas hüdroga või jalapiduriga maha aeglustama ennast ja siis ma kütsin talle ilusti tagant sisse. Ja mu dashboard on sisse õnnistatud, see on täiesti kõver, ma pean uue ehitama. Ehk siis... Aga ülejäänud kere? Ülejäänud kere on ilus, kena, tore. Bodykitt on värvis ja see saab värvi endale selga alles järgmine nädal. Aga see on hea, et te oled külles siis ju? Jaa, mul oleks hästi palju fiiberdamist. Ega mu allkirja seal peal pole, ma ei teikne. Mida tee allkirja? Vaata teiselt pool, tuled läinud, kõik värki. Ära nuta. Tead, mis meil on? 2 senti lahku jooks. Tagant, mina tegin. Jah? Lõpta ära! Ära karju! Ise karjub, no ma pole midagi öelnud. 4. Ma olen selle autoga sõitnud kokku 10 ringi Raasillas ja nüüd mingi 5-6 ringi Laitses ja mul on 4. rattalaager läbi. Ma ütlesin, pane uus käändu. Mida sa ütled? Pane käsitsi! Mõlemal pool siis viskab. Pole vahet. Ei, mul juhtubki ainult see viimases kurvis. Täiesti viimases kurvis. Sest et seal ongi see, et sa lendad väikse nurgaga ja siis sa viskad järsku nagu suure nurga peale. Ja siis ongi see, et kus mu rooli võim on. Reservaar jooksis. Kinni, jah? Kuidas see rattaruum sisse läks laagrisse? Ilusti. Ja ma panin niimoodi, et alt... Vaata, ma panin selle alla. Ja ma surusin keskmisest osast. Ma mõtlen lihtsalt seda, et see rattaruum on ka vaata treitud selle laagri jaoks. See ei ole ju 3... Ei, ma pidin pressima teda. Üks pool on jäänud. Ja 4. kord 1 pool juba.
siin rajal saab muidugi see parem pool saab hästi vatti ka, vaata, hüppad ju. Vahet ei ole, miks mul vasak? No Raasilas sõitsin ka ja miks vasakuga juhtub midagi? Raasila tegelikult on ka rohkem sinna poole kurve vaata. Ei olnud, Raasil oli rohkem vasakule. Ai, tegelikult. Mõlemad. Ei no, No kurv mõlemad, kurviks, selles ta pani garaažis, pani tutika laagri alla ja liigutas korra välja. Jaa, mul eelmine kord oli. Jaa, proovisime praegu. Nii savi, ma sõidan, kuni ratas alt ära tuleb. Mul on nii savi selles. Ma tulin trenni tegema, ma ei viitsi mingi rattalaager, ma tuju ära võtame, ma ei saa sõita. Ma müüsin sitte. Pull send. Tõmba täie vasaga selle poolega betooni ära. Tahaks. Mured murtud. Siis on põhjust õõsega vahetlevad. Äkki on kõver. Nii mutt otsas jälle, näe. Aga nina nüüd? Nina oli parem nüüd või, jälitades? Jaa, ma lihtsalt jälitamata, ma lihtsalt sõidan, ta nagu on normaalne. Nina on nüüd nagu jäigem selles suhtes. Ta on normaalne. Munad nii suured, vaata, ei mahu kinni, ne? Ei saa õige. Jää vait. Till nii kõva lihtsalt. Lähme sõidame, jomu. Only getting started when it's spin like keeping it tight. If a nigga wanna go to war, it can get dark, but we stay bright. Coming like a night, it's on sight. Ever touch my sleeve? Niggas around there wanna disagree when it's clear that I'm speaking facts. Man like me, you know I'm proactive. Never gonna stop till I see the big man's on flats. Hop on the front door, it's like midnight. Don't lose your grip, cause you might fall out again. Off-white whip, need for speed. I'm not switching the lane. Pick up the pace. Bro like that, and we're back to the base. Sa ei taha teada, kaua ma tegin seda bashball. Teen tal lihtsalt bashball. Sul ei pea olema alumis toru. Ja sul ei pea olema... Ma panin alumise toru, et ta tugevam oleks. See peabki olema nõrk. Sa pead teen tal niimoodi. Ma ei saa nõrgaks teha, kui mul radikas on küljes. Jaa, ma räägingi, et radik ka nii. Teed tugeva. Niimoodi, et see ei liiguks, radikas ei tohiks liikuda. Aga edasi sellest, sa võid teha nii alumiiniumist kas või. Kui teed alumiiniumist selle, siis sa võidki küljevahetuse ajal, see lendab lahku lihtsalt, see on pohku. Aga kuni radikani on tugev, siis on savi. Subscribe to BNX Joh ID. Laitse rajapäev on meil ametlikult läbi. See möödus meil absoluutselt hästi, sest et me saime sõidatud terve päeva põhimõtteliselt ilma ühegi probleemita. Ainuke, millega mängisime, oli rehvi rõhk ja amortide pehmesus. Me otsisime grippi taga. Alguses mul oli natuke raske veel autoga kohaneda, aga päeva lõpuks mul tuli juba päris okeilt välja. Aga üks asi, ma pean kompama oma piire, kuna mul mehaanik, spotter ja üleüldse tiim, kõik ütlesid, et ma olen seinale vahepeal nii lähedal, et kui mul oleks bodygit küljes, siis sellest ei oleks mitte midagi alles. Aga üldpilt, väga hea, päev on möödas, 20+ ringi, murevabalt, temperatuuri hoiab ilusti ja ma arvan, et me kohtume juba Laitses võistlustel.